Lifti kõne on oma olemuselt selline lühikene ja sisutihe asjalik kõne, mille eesmärgiks on anda märku, et sinuga tasub koostööd teha ja sul on vastaspoolele midagi kasulikku pakkuda. Selles videos räägime sulle, kuidas seda kõnet hästi teha. Hei! Kui sa minuga veel tuttav ei ole, siis mina olen Janek ja selles YouTube'i kanalis annan ma erinevaid esinemisega seotud põnevaid nippe. Juhul kui tahad nendega kursis olla, siis vajuta sellele nupule siin. Lifti kõnest rääkides aga on esimene küsimus muidugi inimestele, et aga kus seda kasutatakse, miks seda vaja on? No, laias laastus on 3 kohta, kus teda kõige rohkem kasutatakse ja esimene nendest on tööintervjuudel siis, kui sina kandideerid kuhugi ja vastaspool tahab teada, et miks just sina võiksid neile kasulik olla. Sellistel puhkudel räägidki sa neile, et mida sa oled saavutanud, mida sa võiksid saavutada ja millist lisaväärtust sa sellele ettevõttele võiksid pakkuda. Teine koht, kus kasutatakse lifti kõnet omal moel, on samuti tööintervjuu, aga nüüd vastupidises olukorras, kus sina oled kandideerija ja sul on valikut küll, sulle pakutakse tööd siia ja sinna, sa oled väärt kandidaat ja see inimene, kes siin värvata tahab, tema tahab just, et sa nende juurde läheksid. Vaat, kui sina oled sellises olukorras nagu see tööandja, siis sellel hetkel pead sa mõtlema, mida sa saad oma töökoha või selle firma kohta välja tuua sellist, et kuidas see eristub teistest, mida see pakub kandideerijale sellist, mida teised kohad ei paku ja ehk siis jällegi omamoodi lifti kõne. Kõige levinum koht muidugi, kus lifti kõnet kasutatakse, on kõiksugu mingi äriideede esitlused ja sellised mingi startupi valdkonna teemad, kus rahastajad otsitakse. Ja sealt see lifti kõne termin oma olemuselt on tulnud. No, laias laastus on see nii, et kui mina olen kusagil hotellis ja näen, et seal on potentsiaalne investor, satume koos ühte lifti, siis selle hetkel, kui me sõidame esimeselt korruselt 6. on mul aega umbes 30-40 sekundit selleks, et oma ideed talle selgeks teha ja anda talle märku, et me võiksime teineteisega koostööd teha ja teineteisele kasulikud olla. Selleks, et lifti kõnet sul lihtsam teha oleks, annan ma sulle pisikese sellise struktuuri, mida mööda võiksid minna ja kui sa seda jälgid, siis on ka lihtsam lifti kõnet teha. Millega üks korralik lifti kõne võiks alata huvi äratamisega. Ei ole mõtet hakata ennast tutvustama pikalt laialt, tere, mina olen Janek ja seda, teist ja 6. Vaid nüüd oletagem, et kui ma satun sinuga lifti ja mul on vaja teha sulle selgeks, et sa võiksid minu esinemiskoolitusele tulla, siis ma tekitan sinu huvi öeldes, et oletagem, et 2 nädala pärast pead sa esinema minema ja tuleb kuulama 600 inimest ja sinu ainukene selge mõte, mis siin kuklas on, et ma ei oska mitte midagi. Vaat mina olen see inimene, kes sind aidata saab, sellepärast, et viimased 14 aastat olen ma just sellistes olukordades olevaid inimesi õpetanud ja selle tulemusel on nad alati hästi esinenud. Mis ma praegu tegin? Rääkisin või tõin välja selle, kuidas ma valdkonnaga seotud olen ja millist kasu ma saan pakkuda. Järgmine asi, ma tõstatasin probleemi, eks ju, näitasin, et inimesel on probleem, ta peab esinema minema, ta ei oska ja ma näitasin, et mul on ka lahendus olemas. Et esimene asi struktuuris on see, et sa tekitad huvi, teise näitad, et sul on sellele probleemile lahendus olemas ja see on üks hea lahendus. 3. punktis räägid sa, kuidas sa selle valdkonnaga seotud oled. Mina ütlesin, et ma olen 14 aastat selle valdkonnaga seotud olnud ja nüüd võiks juba ka saavutustest rääkida ja mina ütlesin lühidalt, et näed, inimesed on sellest minu esinemiskoolitusest abi saanud. Võib-olla oleks siinkohal veel mõistlik ka natuke oma saavutustest teisel moel rääkida, öeldes näiteks midagi sellist. Igal aastal osaleb minu koolitustel umbes 500 või 600 inimest ja minu koolitustel antud tagasiside on olnud alati väga kõrge. Inimesed kiidavad, ütlevad, et need on väga lihtsad asjalikud nipid ja ühe 8-tunnise koolitusega saad sa terve hulga teadmisi, kuidas paremini esineda ja kas tead, selle koolituspäeva jooksul saad sa juba ka 2-3 korda praktiliselt esineda. Rääkisin natukene oma sisust, ütlesin, mis sellel päeval teda oodata ja nüüd struktuuri viimane osa, üleskutse tegevusele, inglisekeelne väljend call to action. Ja nüüd ma ütlengi talle, et seega, kui sulle sobib, siis ma hea meelega räägiksin sellest sinuga praegult, aga kui see ei sobi, siis anna mulle märku, millal ma võin sulle isiklikult helistada ja räägime läbi, kuidas ma sind selles valdkonnas aidata saan. Et käime selle struktuuri veel kord läbi. Huvi äratamine,
näitad, et probleemi lahendus on olemas, räägid oma saavutustest ja viimane kutsetegevusele. Nüüd oleks vaja rääkida ka sellest, millised on peamised vead, mida inimesed liftikõne tegemisel teevad ja üks nendest peamistest vigadest on see, et räägitakse hirmkeerulist juttu. Hakatakse kohe erialaspetsiifilisi termineid lahmima ja eriala keelt kasutama ja häda on aga selles, et kui kuulaja ei saa aru, mida sa talle räägid, siis ta ei tee seda, mida sa tahad, siis ta ei saa ju aru. Nii et räägi võimalikult lihtsas ja arusaadavas keeles ja see viib meid teise veani, räägitakse liialt kiiresti. Iva on selles jälle, et mõeldakse, et minut aega, see on nii lühike aeg, ma pean hullult kiiresti rääkima, sest et kõik on väga oluline. Kui aga kõik on väga oluline, siis see, mis on tegelikult oluline, see ju ei paista üldse välja. Seega sa ei saa väga kiiresti rääkida. Kodus oleks mõistlik läbi harjutada oma kõnest mitu erinevat versiooni. Üks on see, mida sa kasutad siis, kui sul aega on vähe, ja teine, mida sa kasutad siis, kui sul on aega rohkem ja kolmandat kasutad siis, kui sul on eriti aega laialt käes. Seega ära räägi liialt kiiresti. Kolmas viga, mida tehakse, on see, et seda liftikõnet esitatakse nagu mingisugust luuletust, sa oled seal pähe tampinud ja sa oled seda nii palju harjutanud, aga kokkuvõttes kõlab see väga monotoonselt nagu rongisõit ja hullult viga. Sa pead näitama, et sa hoolid sellest, mida sa räägid, et see läheb sulle korda, näita üles emotsioone ja sind on palju lihtsam kuulata. Näita, et sa oled kirglik selle valdkonna suhtes, millest sa räägid. Ja viimane asi on seotud natukene selle kõne tempoga ka, et inimesed teevad ajahätta, et aeg saab enne läbi, kui see asjanegi jõuab. Ja see tähendab seda, et sa oled veidi kehvasti harjutanud või läbi mõelnud selle oma teksti juttu, sulle antud aeg saab enne otsa. Ja jällegi, nii nagu ma ennegi ütlesin, siin puhul oleks mõistlik oma kõnest mitu erinevat versiooni teha. Et võtame selle siis kokku. Liftikõne on lühikene kõne, mille peamine eesmärk on tekitada huvi ja anda märku, kuidas sa vastaspoolele kasulik saad olla ja võib-olla anda talle ka märku, et kuidas tema sulle saab kasulik olla. Ja kokkuvõttes, kui sa selle lühidalt hästi ära teed, siis ära unusta, et seal kõne lõpus peaks olema üleskutse edasisele tegevusele, olgu selleks siis kontaktide vahetamine, mingi kokkuleppimine või midagi sellist. Ja kui sa minu etteandestruktuuri jälgid, siis ma olen üsna kindel, et sul saavad olema väga efektiivsed liftikõned. Seniks aga jääme nägemisele.